No nii, tere hommikust. Ma ei tea, mis kell. Iga video ma alustan sellega, ma ei tea, mis kell on. Kell on mingi 11, ma arvan. Täna on pühapäeva hommik ja nagu te näete, mina juba kokkan. Siis nagu meile ütlesin, meile tulevad külalised, kes Maljulandis on, siis teab, et Maljulandis on foorum ja foorumis on KOS-i alateema. Ja KOS-i alateemasse kirjutati, et Silvia Ilves ootab last. I love KOS. Ja mis ma ikka teen? Küsisin Silvia Ilvese käest, et kuule, et ootad last. Silvia ütles, tead, kunagi kokku saame, siis võime rääkida kõikidel teemadel. Ma ütlesin, aga saame kokku. Tule külla. Mul see KOS-i isu on nii suur, saad aru. Nii et ta ütles, et nad tulevad täna Marekuga külla. Mina hakkasin selle peale nüüd siis tegema suvikõrvitsa lasagnet. Ma teen ka mingi väikse oasalati. Võib-olla ma teen kapsasalati ka. Ma olin kapsalainel Marek olla taimetoitlane. Nii et väga tore. Martin ei pea grillima, mis on mul kaob hääl sekundiga ära. Nii et nagu ikka me oleme siin hüsteeriliselt koristanud sellepärast, et nagu siiski sajandi pulma inimesed tulevad küll. Jube kuradi daama on ise palju persega. Kui nad tulevad, siis ma panen püksid jalga, õhtukleedi selga. Nali, ma ei pane õhtukleedi selga. Mu suurim hirm on lihtsalt see, et ma olen seda suvikõrvitsa lasagnet teinud mitu korda, aga ma pole ammu teinud. Ja teate küll seda, et tavaliselt on nii, et kui tahad, et tuleks hästi välja, siis läheb täitsa versa. Ma loodan võimat. Ole olla. Minge viige need kanadele. Muuseas, täna on veel siuke tore päev, et täna on Kordo sünnipäev. Vaadake, mis Marta talle kingib. Suure õllu. Don't ask. See oli mul baaris. Ma ei tea, kus see sinna sai. Ja Marta mõtles, et see oleks isale ilus kingitus. Sest mina annan oma isile suure õllu, lilled ja mu õed annavad talle kingituse ja mina annan ka kingituse. Ma annan talle lilled ja 2 suurt õlu. Kus sa teise õlu saad? Sinu seest. Mul ei ole rohkem siukseid õlusid. Ma võtan sinu kõhu seest õlu ära ja siis ma panen ühte teisse. Mul ei ole kahjuks kõhu sees õlut. Oli. Nüüd siis ma keeran aja ja siis... Marta, sa oled ikka umbluud, tead, ja? Nii, minu suvikõrvitsa lasagna hakkab nüüd, paneme ta kokku ühe sõnaga. Nii, ja siia, see on muuseas Margo retsept, või Margo juures ma sain seda esimest korda ja nii maitses. Siin sees on siis purustatud tomatid, riivitud porgand, spinat, küüslauk, sibul, sool. Pipar pidi ka olema, aga praegu nüüd, kui ma seda siia panen, siis mul tuleb meelde, et ma unustasin. Ma panin natuke juba riibjuustu siia sisse ka. Nii, ühesõnaga, see on esimene kiht. Siis laame veel natukene. Nii, peale. Suvikõrvitsaid. Jah, suvikõrvitsaid. Siis paneme uuesti seda. Siis paneme veel suvikõrvitsaid ja siis paneme juustu. Ja siis tuleb mingi supp. Ja sellest ei tule supp. Siuke küll. See on Issile, jah? Aha. Very nice. Ma ei saa aru, miks ma nii hüsteerias olen nagu kurdi parunid tuleks külla. Aga äkki peaks 2 tooli siit ära võtma, siis oleks nagu mõnusam. Aga kus me nüüd paneme? Ma tunnen ennast nagu seal kokasaates, vaata need inimesed, 15 minutit veel. Nii, loetud minutid. Masterchef, kell tiksub. Kas see oasalat oli natuke vürtsikas või? Oli küll, jah. Ja kõik on tipp-topp. Väga hääl. Märten hakkab nuge ja kahvlit poleerima. Sellist asja ei ole siin majas veel tehtud, et ühegi külalise pärast kahvleid ja nuge poleeriks. Me teinekord isegi tasse ei poleeri ära. Ei no, point on selles, ma ei tea, miks meie nõudekas jätab nad nagu niimoodi, nagu nad on full sitased. Jah, jätab. Omad juba teavad, et meil on alati siuksed
Vaadake, ma ütlen, ma tundsin kohe auto järgi ära, et see peab olema nemad. Ma tea, miks mul siuke pinge sees on. Mul kaenlaugu tigistavad. Mul on kogu aeg igist. Aga lähme aga vaatame. Teile palju õnne soovida abieldumise puhul. Nii et me saame vahetust pärast poole. Nii, et tahtsime soovida õnne. Mille iganes puhul. Lähme sisse. Lähme sisse. Tibu. Sa peod. Nad lendas sinna kotti sulle, vaata. Sa pead rohkem panema, neid on nii palju. Olgu. Mega! Aga ega te ju vana praad on. Ei, see. No ikka lemmiklooma täna. muidugi. Vau! Meie uskodu saab olema täpselt selline. Täpselt seega, selliste kanadega. Ja meil ongi ju vaja farmi kolida. Ma tahtsin jagada lihtsalt, et me nägime palju vaeva, tähendab Malju siin küpsetas ja kokkas ja siis Silvia tuli, ütles, kuule, ma tahaks võileiba endale teha. Siis ta tegi endale võileiba. Need, mida ma eile Õlle Summeri backstage'il ei saanud. No, ongi nii või? lasti üle või? Ei, nad tõid lõpuks pätsaia, kurk ja tomat poest, et te ise. Päriselt ka nii või? Ja nüüd me saame seda süüa, nii et aitäh Õlle Summer. Nii, meil on nüüd kõhud täis. Vaadake, Silvial on pokaal ees tegelikult. Ja eriti majesteetlik rääkisime küll, nii pinges oleme, et Inglismaa kuningana tuleb. Meil on peldikupaber või siin laua peal, meil ei olnud salfakaid. Aga me mõtlesime nüüd seda, et me Silviaga hakkame heidejutte rääkima, saadame mehed õue, sauna vaatama. Ma ei tea, mida sa vahite seda sauna, seal pole elektritki sees, aga... Ei, kanu. Hoidke kanu veel. Bye! Klaasist on ja see kukk käib koos, sest ta näeb peegeldust. Marek vaatab siin, kuidas Anne Veski põrandale situb. Ja raporteerib iga kord, seda on juhtunud mitu korda. No, sisse ei tohi astuda, muidu on okei. Vaiba peale ei tohi ka situda. Anne, vaiba peale ei situ. Aga on ju hea. Jube hea, mulle väga maitseb. Ühesõnaga, nagu ma siis ütlesin, siis minu äpis käivad ammu kõlakad, et sa oled rase. Mis ammu tegelikult ütleme nädal aega tagasi tuli sinna kosse, et kas keegi teab, et kas Silvi Ilves on rase? Isegi kaua varjatud, sest et tegelikult ma sain oma rasedusest, mis vastab tõele ja see on ju tegelikult ilus uudis ja see on ju üldiselt mõeldud ikka õnnistusena naisele. Nii, ja sa said nüüd teada. Ma sain 10. nädalal, sest tead, kui huvitav lugu sellel oli. Enne pulmi hakkasin käima Liinasteni juures Brookledi proovis. Ja siis 2 nädalaga 3 sentimeetrit juurde võetud siit. Mõtlesin, et mis jama see on, mina küll nüüd ei hakka enne pulmi paksuks minema. Ja võtsin Mareki kiuste, ikkagi tellisin omale Ozempiku. Kurikuulus Ozempik. Et ma seda kunagi kasutanud, polnud isegi lugenud, aga kuna sõbranna soovitas, et näed, see aitab kindlasti, saatis mulle paki ja mina siis võtsin seda. Oota, mis mõttes Mareki kiuste? Marek ei luba sellised asju tarvitada, ta on igasuguste selliste asjade vastane. No, paljud inimesed tegelikult on. No jaa, aga oota, mina tahan nagu avastada, ma olen selles mõttes nii elu kogenematu, et ma... Aru saada, tegelikult enne pulma tahaks nagu skinny legend olla. Ma mõtlesin, et mind ei huvita mingisugused need igasugused protseduurid, et kui sa lendab kindlasti... See võtab aega. See võtab aega, sa ei saa siin mingisuguse kuu ajaga, eks ole. Ühesõnaga, ma võtsin kohe, mis 1 milligramm, kui te teate seda 1 milligramm esimese laksu, järgmise nädalal 1 milligramm, nagu selline laks on ju. Väga halb oli alla, oksendasin, paha oli alla, energia kadu, aga kaalust võtsin alla küll. Aga tead, see oli nii õudne enestunne, et ma lõpuks mõtlesin, et ma tean parem, saan paksust tagasi, aga ma tahan oma energia tagasi saada ja ma tahan nagu normaalselt süüa, ma tahan, et toit oleks see, mulle meeldib süüa tavaliselt. Aga ütlesid ikka lõpuks Marekule ka, mis pot? Ei, ta sai suhteliselt kohe, ta küsis, kuule, kas sa tublisti ise nagu näinud vaeva söömise osas, et piiranud või on sul mingisugune salarell seal. Siis ma ütlesin, jah, ma ikkagi võtsin seda, ma sain muidugi pahandada ja mitu nädalat ma püüdsin nagu endaltest taastusin sellest Ozempikust, et nii paha oli olla. Marek oli hea näägutada. Vaata, näed, sa mürgitasid ennast ära ja mina pean ka kannatama sinu tervise pärast ja sul on nii paha olla, sul ei ole üldse hea olla, et mina kannatan ja ma kannatan ka. Kuule, mul ei ole vaja näägutajat siia kõrvale.
mul on vaja alla võtta, mul ei ole vaja näegut. ja et stress igas mõttes ja meil see on kõik pulmateeline see aeg ka, et mul peab meeletult energiat olema, siis see justkui võttis kõik maha. Ja kuni selle hetkeni üks hommik läksime koertega jalutama parki ja ma öökisin lihtsalt põõsal. See veel on. Ma mõtlesin, et kuigi üks sõbrann, et kuule iga sa lahti ei ole, see on võimatu. Ja siis tegin järgmisel hommikul. Ahah, näitasin 2 triipu. Marek, kellel on palju lapsi, mis see siis tähendab? Ja siis temal muidugi muutus rõõmsaks, et ma annan sulle kõik andeks. Kõik selle, mis sa siin oled olnud. Noh, eks ole, et miks ma siin tegelikult oligi kõik see okse ja väsimus, kõik see tegelikult see oli ei nii kaua. Ei olnud. See oli ühest ja teisest, see oli mingi üleminek. Mis üleminek? Ei, ma uurisin ka juba selle kohta. Aga tegelikult 1-2 päeva süda paha. Ma olen kuulnud lugusid, kus inimesed päriselt situvad ja oksendavad Ozempikus samamoodi. Aga ikkagi see, et energiat ei ole, siis on samal ajal mega palju teha ja siis me läksime nii riidu. Tegelikult ongi emotsioonid olid ka niimoodi käisid. Hormoonid. No jah, ja hormoonid täpselt. Me isegi käisime paari nõustaja juures. See oli eriti halb otsus. Eriti halb. Kõigepealt läks tema. Meie käisime ka, oli väga hea otsus. Ma rääkisin, et meil oli vaata see tüli ja me läksime peale seda paari nõustaja juurde. Ja palju me käisime seal 3 korda vist. Ja siis me rohkem tagasi läinud. Ma tundsin, kõik on hästi. Ja miks, väga huvitav, miks see halb oli? Sellepärast, et oot. Marek arust oli. Ei olnud hea, sest et kuidas see siis hea on, kui see meid riidu viis? Kuidas see hea oli? Üks hetk oli see, kuidas tema seal, mina ei jaksa enam, läks nuttes minema sealt, jättis minu maksta selle visiidi on ja soti. Ja järgmisel korral oli niimoodi, et tema seal oli, ma olin nagu täiesti, ma olin nii läbi ja ma mõtlesin täiesti pekkis. See Mart Sande, ta tahtis oma 10 tonni kogu bändi ja pelletaaži eest, eks ole, mis ta seal oli. See oligi see. 10 tonni. Kuule, Mart ise sai sellest 2,5. Hendrik Norman sai 4200. Aga Mart tegi meeletut vaeva, tegi oranžeeringut ja tema muusikud 15 orkestranti ja see ongi kokku. No okei, jah, see... 2,5 sellest saab, jah, et Mart saab sellest 2,5. Aga see on palju suur summa ikka. 2,5, aga Hendrik kõrvalt 4,2. Ma praegu kokku 10 väga palju. Jaa, aga see on ka 16 inimest. Mitte üks inimest. Oleks pidanud võtma mingi kooliorkestri ja... Jah. Aga ei, see on see, mida mina lihtsalt tahtsin, ma ütlesin Marekile, et see oli see, mida mina vajasin. Marek hakkas seal kopikaid lugema, mida? Kui Hendrik küsis 4,5, siis see pole mingi küsimuski ja kui Mart tahab 2,5, siis see on nagu tohutu dilemma. Tõmbaks me sellega niimoodi riidu. Üle 2 korra rohkem ju. Jaa, et Hendrik küsis üle 2 korra rohkem. Aga see pole lihtsalt. Annele ei meeldi see vist. Anne Veski on ma räägin, et siin ongi see, et mis sa lähed võimiliselt raseda naisega, lähed terapeudi juurde, kuule, mul peaks olema kõik andeks antud. Ei, Silvia, raseda naise kõrvalt peabki mees üksi teraapias käima. Täpselt, aga me ei teadnud seda siis. Mina ise otsin ta välja, sest Marek ütles, et leia meile siis teraapias, meil kõik on nii pekkis. Ja ma ei ole kunagi terapeudi juures käinud, siis ma võtsimgi Google'ist esimese sellise inimese, aga ta ei olnud kindlasti see pädev, ma arvan, et teil oli keegi... Aga kuule, kui meie panime Google'isse, tuli ka esimene, kas ei olnud? Keegi Annika. Aga ma tahan vahele öelda, müts maha, sest enamus Eesti mehi ei ütleks ise, et aga otsi meile terapeut. Nagu päriselt selles suhtes väga vähe. Tahame ju koos olla, aga lihtsalt, et me oleme ka nii 2 kanget kivi. Et siin ongi see, et nagu need peavad kuidagi leidma mingisugused lahendused. Oota, aga minu vaheküsimus on Marekule, et aga miks siis sina ütlesid, et sulle meeldis? Ei, no tegelikult me saan ikkagi mingid asjad lahti arutada, mingid asjad jõudsid kohale, et nagu ongi nagu teise inimese seltskonna. Näha, et seda oli mõlema poolselt tegelikult. Esimene visiit oli hästi, kus me seal saime, et tema rääkis oma muredest. Mina tundsin, rääkisin, kuidas mina tunnen, et kuidas ta ei kuule meid lõpuni ja tundub, et ma olen talle ei keegi. Ja kõige hullem on see, et mõlemad tunnevad samamoodi.
no aga tegelikult on ju hea, kui terapeut pointib selle auto, et tegelikult teil on mõlemal probleem, aga tegelikult see on sama probleem. Nii et võib-olla sa pead oma sõnad tagasi võtma, et midagi sellest tolku ei olnud, natuke ikka oli. Tead, aga lõpuks läks nii, et mina läksin lõpuks nuttes minemas, ma tundsin, et Marek on selline nagu sotsiopaadist nartsissist, on ju. Ma mõtlesin, et ma lähen lihtsalt minema. Ega sa olete rase hormonaalne olnud tolle ajal? No siis tuli kõik see lõpuks välja. Me saime ka sellest kuidagi üle, sest et meil on ka niimoodi sellised pinges momendid, aga samas enne pulmi ja teil läks kindlasti nagu õlitatud kõik see. Ei, meie tüli oli ju samamoodi enne pulmi. Ma andsin Märtenile kihlasõrmuse tagasi. Ma ütlesin, et ma ei kavatse abielluda sinuga. Kui siuke olukord meie elus tuleb, et me oleme tülli, ma vihkan konflikti, ma vihkan karjumist, ja minu jaoks see olukord oli nii nagu traagiline. Ma andsin Märtenile tagasi kihlasõrmus ja ma ütlesin nii, ma ei tea, kuidas me edasi liigume. Siis me läksime teraapiasse ja siis ükskord meil olid sõbrad külas, tulid Tinnerile ja siis keset Tinnerit küünlad põlesid. Märten heitis ühele põlvele ja palus mind uuesti naiseks ja andis mulle mu sõrmuse tagasi. Issad, see oli nii romantiline. Ja muuseas, kui ta mulle esimene kord selle sõrmuse kintis, see oli mulle natuke suur, ta oli selle lasknud mu parajaks ka teha. See on hästi oluline. Näita mulle oma kihlasõrmust. Mul on kõik selline suur, näita abilusõrmust. Mul on siuke pisike. Mulle meeldib, vaata, ma tahtsin, et ta nagu kokku läheks. Sul on kõik suur. No, sellised kolinad ja asjad on nagu on. Aga kas sa nõustud sellega, et mehel peab olema see andeks palumise pool, tema peab olema tegema selle esimese sammu kahjuks. Siis niimoodi jaoks see ongi mees. Mis sa arvad sellest? Ei, ma olen nõus. Ma ütlen selles suhtes, et kui sa soovid, vaata, ma ei saa minna vabandama või lappima midagi, kui naine on selle olukorra tekitanud. Aga ma saan minna vabandada enda käitumise eest. Ma teen sama asja, ma selle enda käitumise või siis selle eest, et see tekitab sul sellised tundeid, aga mitte seda jama, mis sina kokku keerud. Ja see, et sa tunned nüüd kuidagi ennast kehvasti mingite asjades, see on sinu probleem, see on sinu tunded. Aga kui mina astun üle piiri, eks ole, ma tunnen ikkagi, et ma olen siin kuidagi riivanud või mis iganes. Aga see on väga õhkõrn piir, et mitte langeda sinna, et sa alati teed oma naise tahtmist ja siis sa kaotad ise ennast selle tõttu. Ühesõnaga, et näiteks sa lapid mingi suhte ära ja sul jääb endal halb tunne sisse nagu, et tegelikult oleks pidanud see teistmoodi olema. Aga ma räägin, meil Maljuga on olnud üks tüli. See oligi see üks tüli. Me oleme peaaegu 3 aastat. Ma olen solvunud tema peale korduvalt. Selles suhtes, et ma solvun. Ma olen nagu, mis ma elust nüüd saab. Teil on 10 laps tulemas 2 peale. Teil on sama palju või lapsi kui mul kasse. Kas sul tõesti 10 kassi? Nagu, 1, 2, 3. No meil 6 oleks kokku küll, jah. Aga võib-olla kuskil rändavad aiad. Ei, küll nad tulevad selles suhtes. Vaata, kanu liigub siin toas päris palju. Mulle meeldiks, kui see... Ma olin teise kostüümi vahepeal selliseks. Tal on see teise pool outfit. See on Krislin. Jaa, et võiks ka veel tulla siia uhkelt niimoodi, et saaks eriti... Mõnikord ta muneb sinna tooli peale ka, kus ta praegu läks. See on kadru suur muna. Enne vaata, kui ma istun. Enne vaata ja kus ma istun. Aga no, selles suhtes on arusaadav, et me oleme Märteniga ka arutanud seda teemat, et kui meil ei oleks näiteks lapsi, siis... Kui paljud tülid jätsid ära on ju? Nagu ma ütlen, meil tegelikult nagu tülised otseselt teha, aga stressi olukordi oleks nii palju vähem, sest et ikka lastega on nagu... kuidas keegi kasvatab, kuidas keegi midagi teeb. Näiteks Märten on siuke, et Märten on rohkem nagu siuke, ma tahaks öelda korraarmastaja, et Märten ütleb lastele nii, mine pane oma nõud kraanikaussi, nii, palun korja oma prügisid ära, nüüd tee seda, nüüd tee teist. Mina ei ole selline, sest ma olen ise ka siuke nagu sitaratas, on ju. Ma jätan ka kõik oma asjad igal poole. Ja siis Märten veel rõhutab lastele. Kõik peavad oma asjad ära koristama, välja arvatud teeme. Aga küsi nüüd teie käest sellist asja, kuidud ette, et sina oled see nagu sa oled ja Märten on see nagu ta on, aga ta kogu aeg heidab sulle ette seda, et sa ei ole selline nagu tema. Aga ei saa ju heita, sest... Aga kuidas mitte? Sest et ma olen nagu ma olen ja... Ja, vaat see ongi see asi. Mina olen lihtsalt leppinud sellega, et tema on selline nagu tema on ja minu jaoks on üks hästi lihtne põhimõtte elus. Kui mina tahan, et asjad oleks korras, see on minu jaoks oluline, siis ma teen selle ise korda, sest ma ei saa teistelt seda eeldada ja oodata, sest nende jaoks see võib-olla pole nii oluline. Ma olen sellest aru saanud lõpuks. Aga samas veel tänagi oli
Stefan on jätnud oma püksid siia, need on jätnud oma need siia, sa hakkad jälle kuulma seda. Ei, aga see on natuke teistmoodi. Lapsed peavad ise, see on sulle ette heide. Just, lapsed teavadki. Ka minul on sama. Ma just tahtsin öelda, et see teeb sama välja, et vaata, kui Märten ütleb mu lastele, et ta pane oma sodi ära või pane nõud kraanikaussi, et ta ei pruugi seda mõelda nagu etteheitena mulle, aga mina võib-olla hinges tunnen seda torget, et äkki ta mõtleb selle all, et ma pole neid nagu õigesti kasvatanud. Aga no teil ei pruugi mõelda. Aga samas... Aga tegelikult on loogiline, keegi peab neid lapsi ju dresseerima, mina seda teha. Aga kas sul ei ole seda tunnet, et temast teeb ja siis näed, et ta lahendab, koristab ja teeb ja samas tunned tema sellest olekust, et ta heidab sulle ette, et miks sa seda sama asja ei tee? Ei tunne. Ma ei heida ette. Siis polegi tülisid, ei saagi tülisid olla. Aga ma võin öelda näiteks, et ma olen mingi hetk, ma tundsin, et ma lastega võib-olla olin liiga palju tahtsin neid nagu dresseerida või korrigeerida ja ma tõmbasin seda tagasi, sest ma tundsin, et see natuke mind ennast muutis närvilisemaks, koduõhkkond oli pingelisem selle tõttu ja ma tundsin, et see võib-olla natuke tõmbabki, nagu Malju ütles, et nagu see oleks etteheide talle. Ma hakkasin mingi hetk tundma, et kogu aeg käib mingi näägutamine, et mul natuke hakkas tekkima siuke tunne, et nagu, mida vahet seal on nagu, et miks tahta, et on nagu siuke pingeline, nagu ebameeldiv õhkkond ja me võiks lihtsalt kõik käega lüüa, elada sita majas, nägu naerul. Hästi oluline on see, et laste puhul ka, et mitte ainult lapse kasvatamine ei ole ainult korrale kutsumine, see on tegelikult kiitmine ja nendega keegi rääkimine, nendega suhtlemine. Mis sul toimus? Ma saan, et see on teie igapäev ja minu unistus. Sul on ju sama viis kodus. Mul ei ole koera. Okei, Maarekil on teid koerad. Nad ei saa nii hästi läbi koeraga. Oota, aga lähme tagasi selle juurde, et sa said teada, et sa oled rase. Marek oli õnnelik, ma saan aru. Sina? Mina ütlesin, et parem olgu tüdruk. Sest et ma näen, kuidas ma ju vaatan juba oma abikaasat sellele ka, et kes ta oleks minu lapsele nagu isana. See on nähes, kui ranged on poistega, siis ma ei taha sinna juurde veel sellist. See oli meil oli kaamera väline see olukord, aga nüüd kõlab nagu ta peksab su lapse hommikust. Ei, mitte seda. Sõnaliselt, ega ma räägin sellest, sõnaliselt ikka muidugi. Meie kaamera väliselt oli siin siuke vestlus, kus mehed omavahel arutasid, et poisse tulebki nagu teist, ma ei tea, kas see on nüüd, ega mis kasvatusteadlased ka meie arvame, et mehed kasvatavad poisse natuke teistmoodi ja Märten on mulle korduvalt öelnud, et Malju, et jumal tänatud, et sul ühtegi poega ei ole, sest et sa teeksid temast sellise kuradi memmeka, mis üldse olla saab. Aga ma ei tea nagu... Sellised abitud ja memmekad poisid on lihtsalt... Aga minu jaoks on abitud ja memmekad tüdrukud kõige hullemad. Ja ongi siis kumbki tunneb oma asja. Aga tead, mis on kõige naljakam? Minu jaoks üldse abitud inimesed. Mulle nagu, vaata, kui sa oled ise hästi siuke hakka ja näita jah oma auku kui sa oled ise väga siuke pealakka inimene, siis abitud inimesed tunduvadki natuke nagu, võta kokku ennast. Aga see on muidugi hästi raske, iga inimene ei ole selline. Ja vaata, ma rääkisin oma sellest keskmisest lapsest Lendest, kes nüüd on küll sealmaal, et first class to Miami ja mida kõike ta soovib, on ju. Aga Lende on sünnist saati kartnud kõike. Ja saad sa ma alguses tundsin ennast solvatama, kuidas saab minu ihust tulla välja laps. Tead, mida ta kartis muru, tuult. Tuult ta kartis sellepärast, et ükskord tuul viis tal mütsi peast ära ja ta kartis veel solid aasta aega, iga kord välja läks, siis läks nad low-key paanikas, et äkki müts kaob ära. Võta kokku ennast, aga samal ajal ta oli minu väike beebitüdruk, issad kui cute, mõte kardab muru, kardab putukad, kardab tuul. Lõpuks sai üle, vaata, aga võib-olla kui poiss on, siis on küll nagu, et... No jah, see on mingi seast peaks on üle läinud. No jah, väike laps tegelikult on aru saada, väiksed lapsed... 15-16 oled, siis peaks juba natuke üle olema see tuulekartus. No kui 15-aastane poiss ütleb, et ta kardab tuult, siis ma... hüppaks pommi. Aga ühesõnaga, nagu ma aru saan, sa veel ei taha kinnitada, kas sa saad poisi tüdruku? Jäägu see praegu üllatuseks. Ma saan aru. Raske ohkega, et poiss on tulemas. Nii raske ohe. Olen selline, kes ongi nagu lõvi ema ja see on väga sageli meestele meeldib. Aga nüüd ma siin püüan aru saada, et kas minu abikaasa on
tore on ju abielus olla ilma lasteta. muidugi on, ma võin omalt poolt, tähendab, meil on jube palju lapsi. Lapsi on, aga te ei pea ühiselt elama läbi seda, kus sa oksendad ja siis ongi nii, et sinu keha tunneb seda, et nüüd sina oled oma töö ära teinud. Ja no see ongi see, et raseduse ajal siis jääb mees natuke nagu tähelepanu, et vähemalt minu puhul, see on minu probleem. Kõigil naistel on ja niimoodi, see on loogiline. Täpselt ja siin vahel ma nagu mõtlen, et kas Maarik ikka on oma 5 lapse juures olnud nende laste emade juures, kui neil oli raske, kui nad ootasid. See on tegelikult väga oluline. Alati kindlasti mitte. Aga ma just tahtsin öelda. Ja inimesed ju küpsevad, kasvavad ajas. No ma tõesti loodan, et ta nüüd lõpuks on aru saanud, et lapse saamine oli see, et sa lihtsalt seemendad ära ja siis võtad lapse endale ja kogu lugu. Sa olid lihtsalt... Ma olin üllatunud, et ühesõnaga, et mina selle uudise peale olin murelik. Marek ütleb, me saame hakkama, kuule, mis see on? Meil on ju siin ka peale 6, mis see siis 7 ole on ju. Aga see tähendab minu jaoks, paratamatu ma tunnen, et ma olen avakud selline artist, kelle osas väga haavata ja jääd lapsi ootele, mõnda aega esinemisi pole, et see peab olema väga tugev tagala, et sellepärast ongi oluline, et meil on nüüd abielu sõrmus, mis iganes meil niisugused arutelud on, need igapäevased sellised vaidlused tulised on täiesti normaalsed. Krislin, meil on dramaatiline vestlus, palun. Ta on nii minu. Ta tuleb lohutada. Ta on nii minu. Ta võid nokkida mind ka, kui ma selle ära teenin. Aga... Ma viin ära, sest tuleb kaagused liiga vastu. Ei, aga kas ta täiega võin joodust ja räägib ka. See on siuke nagu ägi... Aga kui sa ütled, et sul on kindlustunne nüüd sõrmusega, kas teil on ühisvara? Ei, ühisvara on alates abielust, nii et kõik tehingud, mis sa teed, Marek... Te tegite ühisvara või? Alates abielust. Minu Kiisa kodukene... Minu Kiisa kuut... Minu Kiisa kuut ei ole midagi väärt tegelikult, et selles suhtes ta ihale kindlasti... Okei, selles suhtes see on mõistlik, kui sa ütled jah peale abielu, et kui mis iganes asjad... See on üks tingimus, ma ütlesin Marekile, et me peaksime notariaalselt tegema lepingu, et... Laps ei saa sündida, kui meil ei ole ühist kodu. Meil ei ole praegu ühist kodu. Ma tahan täpselt seda, mis teil siin on. Ma olen sellest unistanud. Varsti on meil need vennad uksed. Et Kiisa kuju me ei mahu sellise karjaga, lihtsalt ei mahu. Isegi see juurde ehitus ei päästa midagi. Sinna vanavirru, sinna pangamaja elama minna, ka see ei ole ka minu unistus lapsi kasvatada pangamajas. Sa tahad hoovi ja aeda? Ma tahan just seda, mis siin on, veel natuke suuremad. Me tahame ka ju veel suuremad. Aga see on juba midagi, mul pole sedagi, aga see ongi see, et mul on nii hea, et ma siia külla tulin, sest ma tean, et kui ma manifesteerin ja unistan, ma saan kõik. Ma tean, et ma saan selle nüüd täna, kõik õhku isatud ja aga... Õhtul on postkastis kiri Malju, et kuule, mis sind tahad? Ei, ma ütlen, see vend on uksel. Musu mul on jook. Aga selles suhtes, et Marek lubas dissi anda, kui mina kontserti andan need kõik... Nagu isiklikult ma ei taha. Ma ei tea. See on seaduslik ausalt. Marek lubas vägagi olla... Sa mõtled, et ilmselt ikkagi pudeliga toita. Ja, aga piltlikult öeldes lubas ta olla nagu nii-enda kasuema, siis ikkagi... Oma enda lapsele on see isa ikka tavaliselt. Ei, aga see on väga hea ja mina ütlen jällegi... Ega see on õige, sul on ju ka selles suhtes ema, ühest küljest on aru saadav, mitte keegi, kui mingi mees ütleb, ma võtan 50%, see ei ole võimalik, sest et kui nii kaua, kuni mees endale päriselt tisse ei kasvata ja sinna kuidagi magiliselt piima ei tekita, see ei ole füüsiliselt võimalik. Aga nagu selles suhtes, et olla nii palju olemas ja toeks kui võimalik. Ma saan aru, ega Marek ei käi ka 9-5 tööl, et ta peaks kuskil ära olema. Ei, selles suhtes ma ütlen ka, et meil Marek... Kui keegi on juba kodus, see aitab tegelikult, sa saad öelda, kui palun too mulle seda, palun. Selles suhtes on meil Marikuga hästi, et me kumbki ei ole nagu kellaajaliselt kuskil tööl, me oleme kumbki oma aja peremees. Meil suhe ei toimiks kindlasti, kui kumbki käiks tööl niimoodi. Meil on Märtiniga sama asi. Ma tapaks ennast ära. Mõtle, ma peaks hommikul ärkama, kus ma siis kohvi saan, kui teda ära. Kus ma võileiba saan? Aga kus minu kohv on hommikuti? Ma tein teed sulle täna hommikul 2 tassi, kui sa ei mäleta. Mina saan teed. Okei, ma saan aru, et alkohol jah, täiesti peab nulli peal nüüd saama, et ei tohi ka klaasikestki päevas olla, eks ole. Aga see ei ole ju alkohol siin. See on pirnijook ja issa me terve aeg siin arutasime, see on pirnijook jah.
aga need on 2 erinevat jooki. ja minul ei ole pirni, ma joon solidaarsusest 2 eest, 3 eest siis veel. Ja aga Marek lubas muidugi ka, ütleme siin väga tähtis lause, Marek ütles, et üheskoos minuga ühes jaanuarikuuni ei joo tilkagi alkoholi. No siin ta ei ole joonud vähemalt tilkagi meie juures. Ma ei tea, võib-olla vetsus käib küll vahepeal nuuskamas või käskuvad taskus. Ja oh my god, nüüd see kõlab nagu ta oleks narkoman, kes käib vetsus nuuskamas. Ma täpsustan selle ära, et Silvi oli talle kodus, kuna ta on natuke tõbine, siis Silvi oli kodus öelnud, et viisakas on WC-s nuuskamas. Ma mõtlesin, mida see siiberdab kogu aeg vetsu. No tegelikult tal on, võib-olla on pläsku. Seal on see, tal on, me käisime siin kontsertreisitel, ta on selles ülitubli, me lähen kiitma, et muidu tunneb, et üldse... No näed, mida siis? Sõidutab meid 4 lapsega, ta kantsatab minu lapsi, siis talle oma see teismeline jäi siin mingi hetk jälle, et pidi oma päi olema. Aga minu poistega sõidab kontsertidele, aitab asju tassida, aga kõikidel lastel, kõik oleks kõhud täis ja kõik tehtud, et selles suhtes tubli vaatad, et oskab ilusti, et lapsed on kasitud. Aga siis pai asjadele minu lastel muidugi ei tee, mis võiks olla ka muidugi rohkem, et tee rohkem mu lastele pai ka. Aga miks sa tahad? Silvia, sul on poisid nii suured juba. Miks paitab su poeg? Päriselt. See on natukene. Kõige pisemale tahaks, et annaks tissi, kui end pole, poistele võiks pai teha. Silvi ausalt, mis sul toimub? Selles suhtes minu jaoks on nagu oluline see, et muidugi mees peab aksepteerima sinu lapsi ja saama nendega hästi läbi. Selles suhtes, kui omavahel on suhted head ja tore, mis sa paitad seda? Ei, see on piltik jällegi. Võib-olla ma räägingi liiga piltikud, nii nagu seal pulmasaates need oksendavad kellegi peale, et need tippmuusikud, mitte mina, ma räägin, et mina oksendavaid, et keegi... Mina sain sest kohe aru, ma ei pidanud isegi see suureks asjaks. Aga kuidas just kui muusik ei saa aru, et... Sest et ta ei olnud lugenud su raamatut. Sest et ma ütlen, ma täiesti salpaar ütlen, ma ju olin loomulikult sinust ka meedias lugenud, kuulnud, näinud, aga kui ma lugesin su raamatut, siis ma nägin sind hoopis teistsuguses võtmes. Nagu selles suhtes, et ma nagu, kui enne, ma arvan, et väga paljudel on tegelikult selline tunne, et sa oled plirts, hästi, sa oledki väga intensiivne, nagu me just aru saime, see, mida sa ütled, emotsionaalne vestlus oli minu jaoks full täiest kõrist röökimine, aga inimesed ongi erinevad, et ma saan nagu aru, milline sa inimesena oled ja ma ütlen ausalt kõigile, kes vaatavad ka, kui te ei ole lugenud Silvia raamatut, siis tegelikult see annab väga hea inside'i, miks sa oled selliseks inimeseks kasvanud ja mis iseloom see tegelikult päriselt on. No, ma mõtlengi seda, et sa teed nii palju eeluurimustööd, et inimesest üldse mingisugune hinnangad, mis on ülioluline tegelikult. Ega, aga see ei ole alati nii. Nagu selles suhtes, et see ei olnud nii, et ma istusin kodus ja mõtlesin, et nüüd mina hakkan uurima Silvia Ilve, sest et paratama... Sa lugesid raamatut läbi, Marek pole raamatut läbi lugenud. Ma tegin isegi audio tema pärast valmis. Ma pole isegi kuulnud, kuidas see seal kõlab, aga ta on ainult selle pühendust lugenud, mida ma eelmine aasta talle tema sünnipäeval kirjutasin, kui mul veel eelmine mees oli. Pühendus oli muidugi see, et sa oled nii äge mees, et palju armastad sulle, siis ta seda lugenud 10 korda läbi, aga seda raamatut ise pole lugenud muidugi. Ta ei taha ka, ta ei taha teada. Aga ma arvan, et ta ju teab tegelikult. Ma ütlen, et ta valis, eks ole, minu oma kõrval olles hästi tundmatu avalikkusele ja siis ta... Aga miks ikkagi peaksid sinna minna, miks sa sinna üritusel peab nendega rääkima, miks sul need fännid on, et ta peab natuke õppima, saan aru, et see on täiesti nullist õppimine, kuigi ta on nii kõsuksed artiste sõidutanud, et tal on veel natukene tõesti õppida vaja, vaikselt harjub sellega, et mis tähendab olla avaliku inimesega koos, sa ei saa võtta avaliku inimese järsku enda kõrvalt taskusse panna ja temalt nagu kõik ära kaotada. Minu leib on see, et ma jagan inimesega, mulle meeldib jagada, tegelikult ka head ja vead, et sa oled ise nii paksu nahamäärid kasvatanud, sul on oma kuningriiki, aga mulle meeldib seda mõelda. Mina alles kasvatan oma kuningriiki, sest et ma ei tea, kas ma olen selle muusikaga jäänud kuidagi niimoodi, muusikud ongi nii haavatavad või see ongi see, et ütleb midagi valesti, siis kaob kogu leib laualt, on ju. Sest et see sotsmeid on selline, et sitta või head räägitakse sinust, et kui sa selle jagad, siis see on ikkagi sinu leib. Ma rääkis, ta pidi küll väljas olema, aga ta istub siin seina ääres. Tule, ma tahan küsida teid koos. Meie rääkisime, kuidas meie tuttusime ja teie rääkisite, kuidas teie tuttusite. See oli nii äge lugu. Teil on hullem või?
Meil on selline... Ehke romantilisem kokkuvõte. Meenuta kõike, mida ma sulle just rääkisin. Ja proovi. Hit it, Fergie. Rääkige. Kuidas teil siis... Nüüd ei räägi midagi. Lugu algas siis, kui tema tellis oma 50. juubelile mind esinema. Ta oli minu fänn. Ohohoo. Ja siis mäletan, sain selle ettemaksu, ta tuli selle G-vagoniga. Maksis seal, mul oli näpu põhjas, mul oli raha ees, ma ütlesin, kas saaks ettemaksu ja siis saime kokku. Ma olen sinna küpaseme päevitama ja kuule, siis näeme seal nüüd ole. Täpselt niimoodi. Täpselt nii oligi. Ta oli hästi pahva ka ja siis ma ütlesin, et ilus masin ja vastasid Erk punane sisu, liitsev ja prautselt sellega. Ja siis istusid, nüüd on sina see liitsu. Jaa, aga ega selles suhtes, et vahet pole, et tal on omad kiiksud, mul on omad kiiksud, et tal on auto... Ma ei taha öelda autopede, see on nii inetu öelda. Entusiast. Autoentusiast ja vaata, mina olen oma isaga üles kasvanud, kellel on alati niisugused peaaegu mitte töötavad autod olnud vanad. Sind ei huvita sellest? Mind ei huvita absoluutselt. Mitte, ma ei tea ühte kuusamarki. Tähtsid punktist A punkti B-s, no niimoodi. Aga seal peol, seal ma vaatasin, et oli hästi tore elavilmane. Ja siis ma mõtlesin, et kiht mees oleks, kui temaga lapsi ei saaks. Aga nii. Nägite ta seal peol, elav mees. Ja seal esinesin ära ja kuna ma jäin silma seal selle peokoha perenaisele, ütles, kuulge, nii kihvt, et sul on veel lapsed, kes nii andekad. Me planeerisime siis 21. See oli 17. juuni, nii, see oli mingi... Kuidas see kõik jõudis juba sinna? Te olite ühe korra näinud? Jah. Ühesõnaga, see hakkas kontserti korraldama, olgu lühemalt siis. Hakkas kontserti korraldama, siis ta pidi mingil hetkel, kui nad tulid välja vihastast, viis mind vabandus õhtusöögile. Mul olid oma peolaga, et me suhtlesime kontserti korraldama. Küsin Mareku käest, kuidas te tutvusite? No nii. Ta käis sünnipäeval esinemas, siis me korrasime talle kontserdi pärast. See kontserdit 21 juuni ta tuli Teie pulma, 22 juuni. Ja sealt tuli pärast esinemist tagasi sinna Valgetule. Okei, nad tõesti sobivad väga hästi kokku. Üks ütleb ühe lausega midagi aru, teine alustab oma enda sünniajast ja sünnikuupäevast ja tähtkujust. Ühesõnaga, et te tutvusite lihtsalt tööalaselt, nagu ma aru saan, tegelikult. Jaa, tegelikult tööalaselt. Sest et muuseas, kas te teate, et enne kui te vist pulmakuupäeva paika panite, siis Silve tuli minu käest küsima, et ega sa pahane ei ole, et ma abiellume teie pulmakuupäeva. Mis on välikene, ma arvan, et me ei ole tegelikult ainukesed. Jaa, sa ütlesid väga targalt, et tuhanded inimesed. Meie lugu lihtsalt algas sinu pulmapäeval ja minu jaoks, et sinu pulmapäev on nii oluline. Ja see oli, ma mäletan... See oli meie pulmapäev. Aga on ju. Midagi pole teha, see 22 öö ja sealt lakkas rong liikuma 100%. Ta ei oska lühidalt. Ei, ta ei oska ilma detailideta. Eks me tundsime ennast 11 juba aastaid, aga... Oot, ikkagi, kuidas ta on 11, minu jaoks olid sina täiesti suvaline. Me tundsime, teadsime teiedest aastaid, aga... No selles suhtes mees, kes teab, mida tahab ja läheb lõpuni välja. Ja lihtsalt ootab oma aega. Aga kas ei pane tähele, et see on jube naljakas, et kui te mõlemad kirjeldate seda, mis teile teineteise puhul meeldib, siis samal ajal te räägite, et ei no üks asi, mis konflikti tekitab, on nagu see üks asi, mis teile tegelikult see on hästi raske, see on hästi raske. Ma armastan ja vihkan sind meeletult. Et kui sulle meeldib, et keegi on hästi kirglik ja hästi edukas milleski, ja siis samal ajal tegelikult tuli nii kettasse, et ta nii kirglik ja edukas. Ma pean sulle tunnistama, et kui vaata oli see nädal Silve Ilvesega, jooksid ühte kohta, teise kohta, kolmandasse kohta. Ma vaatasin seda ja mul tekkis endal ärevus, siis ma lamasin voodis. Nagu, et vaata, minu kohta öeldakse ka, et ma nagu tundun, nagu ma oleks mingi jube kuradi kirglik, aga üldiselt, tead, kuidas minu päev möödub? Nagu ma ütlesin, ma teen silmad lahti, Märten toob kohvi, toob võileiba. Mulle ka nüüd homsest kohvi hommikul. Teed saad. Me lepsime kokku, et aga lattet ju või, see mis see siis on? Teed saad. Ma mäletan, et sünnitasin haiglas ära, anti ka lattet juua. Tead, nad annavad sulle tegelikult mingit nisu kohvi, aga mina jõin rasedana küll kohvi, aga ma pean ütlema, et minu kohvi näeb välja selline, et mul nagu hästi natukene kohvi ja siis ülejäänud on piim ja siis on veel suhkur ka peale. Mul on reegel. Üks asi päevas.
nagu reaalselt see on mu maksimaal, kui ma mõni päev pean tegema 2 asja päevas, ma räägin sellest nädal aega, kui ei kujuta ette, kuidas ennast üle koormasin see üks päev. Mul on üks asi, täna minul üks asi on see, et teie tulite külla. Okei, ma tegin süüa ka, issand, ma tegin 2. Jaa, ma räägin, sa ei tea, kui palju sa tegelikult ei, aga üldiselt sa pead teile ütlema, et sa lasanni, et teed. No aga vaata, mis vedel pask see nüüd Sina oled ainus, kes ei söönud, me kõik sõime. Sest ta teadis, kuidas ta tegi seda. Täiega hea, see oa juustu, see salat, super hea ja niimoodi vaaritatud, kõik on korras. Omal on 100 looma kodus, ei ühtegi karva ainult minu näos on. Kui sul on lapsed ja loomad ja 4 kontsertit päevas vahest, et pluss harjutamised, et siis jõua seda võilevägi vahest teha. No jaa, aga mina ei käigi kuskil. Mina istungi siin kogu aeg ja okei, vahepeal me teeme videot, vahepeal me teeme vlogi, meie vlog on ka ju meie iga päev. See on meeletu töö tegelikult. No jaa, aga Tegelikult see on küll. ma ei ütle, et see ei ole töö, aga point on selles, et ma ei pea midagi selle jaoks ekstra tegema. Selles suhtes, et ma nagunii ju elan siin, ma nagunii ja see on Märteni kokku pandud. Seal on ka 2 näevad. Aga kus kiitis, küll on ilus laul. Oleksid akuke kaasa võtta, oleksin teisiti kokku. Ei, meil on seal üks plaat on puudu, jah. Me ossime 2 seda, aga me ei mõõtnud enne ära, kas nad on ühe pikkused ka. Aga mida ma tahtsin küsida, mida sina arvasid siis sellest teie pulmasaatest? Ütle ausalt, mind päriselt väga huvitab, mida te sellest arvasite? Seal ma nägin, kuidas Katrinil oli ka lõpuks see, et ta materjalid sai nii hilja kätte, niisugused videomaterjalid, nendega läks aega. Aga muidugi ma ütlen ausalt, ma ei oleks seda Hauseri jama sinna pannud sisse, sest nii palju ja vaata, kui 46 minutit. Siis mina lootsin, et tuleb ainult see kõige ilusamad momendid tseremooniast, Liliani laulmine. Aga miks sa arvasid, et vabandust väga, ma ei taha nüüd ärge nüüd mind kohtusse andke, ärge mind solvage, ma ei räägi sinust, vaid et miks sa arvasid, et Katrin Lust teeks hea saate sinu puhul? Ta on alati minusse hästi suhtunud. Ta on teinud lihtsalt lugusid teist, aga miks sa arvasid, et ta teeb hästi positiivt? Sest et vaata, näiteks ma tean, et ta tegi loo Marekuga aina. Nii. Ja see oli, aga see lugu ise oli intriig. Noh, selles suhtes see lugu juba oli intriig. Muidugi see oli nagu teie loo versioon või teie olukorra kirjeldamine, aga see juba oli intriig. Kas sa arvasid tõesti, et ta teeb teile romantilise pulmavideo või midagi? Midagi seal oli, lihtsalt, et võib-olla see ettevalmistus tuli minu jaoks liiga palju, sest et see minu jaoks oli stress, siis ma lootsin, et seal on kõik see ilus nagu rohkem, et minu see tseremoonia oli pool tundi ja see oli nagu taevalik. Ja siis, seal ei olnud üldse seda osa, lihtsalt, aga see on minu probleem, et see ongi see, et ta ei ole ju muusik, minu jaoks on muusika oluline. Ja ma ütlesingi, et kui tseremoonia on ära olnud, siis võib-olla tulla mida iganes, et see oli nagu tähtis. Ma olen terve õhtu andnud siin Silviale meediasoovitusi ja minu järgmine meediasoovitus sulle on see, et alati enne küsi ülevaatamiseks. Päriselt. Sest et mitte keegi ei saa sulle sükast asja keelata, sest lõpp-point on see, et see sinu pealt teeniti tulu. Nagu see on ju fakt. See, et saade, kus oli TV3 või Kanal 2, ma ei mäleta. Kanal 2. Siis olgu vähemalt sul siis see rõõm, et tehke nii, nagu mina tahan. Teie ju saate selle eest fucking raha. Eks see on ka see osa, mis ma tegelikult pärast, ma oleks lõngid pärast ja vitsa tuleb ka saada vahele. Ma ütlen, et mul on nii palju veel õppida artiste, ma olen enamus ajast laval, siis ma tunnen, et kujutan ette, et kõik inimesed ongi head ja ma ei suuda seda nagu, ma ei suuda aduda, et kõik inimesed ei ole head. Vaata, minul kunagi oli sama asi. Aga ma olen lihtsalt meediaga suheldes aru saanud seda, et 10 aastat vist rohkem olnud selles kõiges ja sa oled oma vitsad ka sul on kindlasti räigeid vitsasid. Ma olen ise töötanud ajakirjanikuna. Oled jah? Ja meid vallandus. Kus sa töötanud? Kui ma olin noor, siis ma töötasin Delfis. Kas sa mäletad, Publik oli siuke koht? Ma olin seal, mind vallandati sellepärast, ma olin jube siit kollane ajakirjanik, sest et mulle näiteks öeldi, et helista talle ja küsi, kas ta on rase. Kui ma julgen, sest ma olin mingi issand kui piilik helistada kellelegi küsida, kas ta on rase. Siis ma lihtsalt helistasin, lasin ühe korra kutsuda, siis ruttu panin ära ja ütlesin, ta ei ostanud. Ja siis töö juures kogu aeg mulle öeldi, et reedel on vaata see üritus, mine sinna. Nüüd tagantjärgi ma saan aru, et nende eeldus oli see, et ma lähen sinna üritusele, vaatan, kes on tuntud inimene, proovin mingid intervjuusid teha. Aga nad ütlesid mulle lihtsalt mine peole, ma läksin peole, ma jäin maani täiesti. Hiljedest ja aitäh.
sellise külalislahkuse eest ma poleks eales oodanud, et ma jõuan nagu oma koju, millest ma unistan. no vot, väga vahva oli. See vibe oli tõesti hea. Oli küll. Söök ka ja Mallu ei pea muretsema, see tõesti lasanja oli väga hea. Mida sõin? Hea meelega. Ma olen vaatan autot ka, ma ei olegi lähedalt näinud. Kurat, see on nagu kui... See on telekas. See on nagu first classis sõidaks, jah? Siin on telekas. Mis sa vaadata igas autos telekad. Kõik, jah? Nagu YouTube'is saad vaadata. See on ikka väga peene värk, jah? Ei, ma ei oleks tahtnud seda. Aga sa ise üldse ei rooli enam või? Sul kogu aeg... Ikka roolin. Vahest sõidutan oma purjus juhte ringi. ei, sul lubatakse... Mine pärast pese, tere. Mingis? Pärast tuled pesema. Pane see vihma. Oota, teen ka jala. Jumal. Mullal. Appi. Ma ei tee nalja praegu. Kui sa tahad juhiga, siin on helikindla sein ka teleka taga, et juht ei kuule midagi, mis taga, kui sa tahad taga rääkida, siis helistad talle. Ongi niimoodi. Või lased siis nii seina kui teleka alla saad otse rääkida. Usu, me peame ka miljonäriks olema. Ei, pigem saage meiega läbi. Jaa, palju odavam on ju reitida. Tegelikult vist küll, jah. Kuhu me saaks minna niimoodi? Kuhugi võiks minna küll tegelikult, see oleks päris äge. Ma ei käi kuskil, lihtsalt ma pean käima hakkama kuskil. Kas te sõidate vahepeal näiteks Lätti ka? Aga palju näiteks maksaks, kui sa tahad 9 päevaks võtta niimoodi, et hommikul 10 võtavad? Ütleme jämedalt, puusalt, sõbra hind, sott tunnis. See ei olegi nii hull, jah? Aga no sellel masinal. Oh my god, ma väga... Siin on, kui oled 4, siis jääb siia 4. Ma just mõtlesin, et ainult... Siia saab ka veel, jah? Püha Kristus. Ja see on ikka väga peen tõesti. Ma ei tee nalja, ma ei ole kunagi sellist autot näinud. Ma ei pole kuulnudki, et sellist on. Näe, joogiklaasid asjad. Mallu sulle. Okei, ma see või püha arv. Nalja oleks sulle. Ei, no see mulle nii. Me spetsiaalselt me teadsime, sina tuled. Ei, väga vinge. See ei ole eriti sama. Ei ole. Ärge vaadake siia poole. Ei, see on täpselt see minu valik. See on musta värvi auto, ma ei tea, kas see tegemine rohkem. See mahub ka 7 vastis. Davai. Meie olete lihtsalt inimene, mitte Mallu. Siin on point selles, et tavaliselt Marek mind sõidutab tavalise mergbussiga, aga kui tema ei pea sõitma, siis sõidame sellega. No väga vinge. Terve sein on täis. Peaks see kohe puudeks. Sead käisid autos. Mõni inimene jätaks just mu ellu. Muul ajal kinni. Tšau. Oi, Miila, tule sina ka. Davai, tšau! Nii. Väga vahva. Ausalt öeldes tõesti väga vahva. Issa, ma olen nii purjus natuke. See ma olen ainuke, kes jõi ka. Olid küll. Ma seltskonna joodik. Ja nüüd ma hakkan blogi kirjutama.